uurida mereprügi olukorda Läänemeres, siis tuleb välja, et kõige hullem seis on meil siin Soome lahe randades. 70% kogu sellest prügimassist moodustab plastik. Plastikhõljum, erinevad tükid, osakesed ja nii edasi. See liigub mikroskoopiliste selliste palakeste kaupa läbi toiduahela, tappes mereelustiku ja saastades niimoodi meie toidulauda. Siinsamas Tallinna Vanasadamas on aga astutud esimesed sammud selle olukorra parandamiseks. Juuli algul paigaldati Vanasadama alale Siibin ehk mereprügipüüdur, mis korjab vette sattunud plastikut ja muud olmeprügi. Seaded hoiavad töös Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudengid, kes imemasina poolt kinni püütud prügi kohta andmeid koguvad. Alati, kui me enne tühjendamist tuleb see elekter välja lülitada. Nii. Nüüd, kui ta on väljas, me võime vaadata, mis seal filtri sisse on. See pump siis nagu ajab vett ringi ja vesi kannab siis osakesi sinna teie lõks. Ta on nagu selline, ta tõmbab seda enda sisse. Aha, ja siinsamas ta ongi? Siinsamas ta ongi. Väga huvitav masin. Ja praegu ta seisab siis, jah? Praegu elekter ei tööta, midagi ei tule sinna. Ja iga kord me siis võtame ta siit niimoodi välja. Siin on selline filter. Ja. Nii. Ja siia filtri sisse koguneb siis kogu see kraam. Ja. Ja siis me sorteerime selle ära, vaata, mis on. Arvatavasti võtame ka veeproovid, et vaadata, kas siin leidub mikroplastikut ning me võtame kogume need andmed ja teeme nendest analüüsi ning ka õpetame lastele ja koolidele, kui suur on see probleem, mis meil hetkel Läänemeres on. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine noortes linnakodanikes oli ka üks Tallinna linna eesmärke, kui koostöös põhjanaabritega see projekt käima lükati. Kuid laiemalt on soov muidugi ka prügiprobleemile võimalikke lahendusi leida. Me tahaksime teada, millises seisus meie meri on. Ja selles on meil appi tulnud meie naabrid, soomlased. Wärtsilä tehastes on siis prügipüüdur valmis tehtud, on meile ta antud katsetamiseks. Kuigi seda on juba maailmas üle 800 tüki, nad on teinud ja igal pool seda katsetatakse edukalt, vähem edukalt. Kuna me teeme väga tihedat koostööd Tallinna Sadamaga, meil on palju ühiseid projekte, siis me otsustasime ta siia panna. Ja siin on ka suhteliselt suur laevaliiklus, on siin väikelaevad praegu ja ka suured laevad käivad siin. Ehk siis selle võrra me lootsime, et on nagu prügisem, et me saame teada, mis siis tegelikult on. Millist kasu nüüd Tallinna Sadam sellest konkreetsest projektist saab? Me tahaks saada aru, mis selle basseini tervis on. Aga tegelikult meid huvitab kõikide meie sadamate basseinide ökoloogiline seisukord. See on nii loomulik, et sadam hoolib keskkonnast ja seda aastaid ja aastaid. Ma võin öelda, et meie päris äristrateegiasse on kestlik areng ja keskkonna eesmärgid sisse kirjutatud. Et ma ei kujuta üldse teistmoodi ette. Ja kui me räägime tänasest päevast või lähiperioodist, siis see osatähtsus kasvab veel. Et meri oleks puhas, seda ühelt poolt ja teisest küljest, et me oleme emissiooni vähendamas lähiaastatel. Nii et need on äärmiselt olulised teemad meile, aga ka meie klientidele. Võrreldes siis kogu muu maailmaga, kui suur see probleem võiks nii-öelda üldistatult olla? No kui võrrelda ookeanitega, siis probleem nii suur ei ole. Ta on ikkagi suur. Suur on see osa, mida me silmaga ei näe, ehk mikroplastik. Seda meil on siin kindlasti. Aga kui me vaatame siis seda makroplastikut, suuri osakesi, et ookeanides on siis kindlasti väga suur. Just nende hoovuste tõttu, et tegivadki need prügisaared, kus jääb siis pidama. Aga suurte ookeanite siis plastikureostus või üleüldse selline ujuv kraam vist meile ikkagi siia Läänemerre ei jõua tänu sellele Taani väinade kitsusele vist. Ja, et see, mis on meil siin, see on meie enda tehtud.
Ehk siis me võime kokkuvõttes öelda kaamerasse otse välja, et meie ise reostame oma merd. Üks osa on seegi, et tänaval visatakse maha näiteks suitsukoni või midagi. Noh, see suitsukoni satub siia reovette, see läbi reove satub ta jälle siia meie Läänemerre. Või visatakse mingi kilekotike maha ja tuulega ta lendab meile siia. Milline on kõige hullem asi, mida te oma silmaga reostusena? Noh, mina olen näiteks näinud Atlandi ookeanil külmkappi. Keset Atlandi ookeani tuleb ikkagi suur külmkapp. Tuleb sulle vastu ujudes, et mis on tee kõige šokeerivam? No mina nii ei ole näinud, aga ma olen käinud ka randa koristamas niimoodi prügi ja siis just need kogused, mis me saame. Et see on nagu, see on jube lihtsalt. Ja, et me käimegi ühe korra käime ära, lähme ütleme 6 aja pärast uuesti ja jälle saame suure koguse prügi. Et inimesed viskavad lihtsalt neis kohvitopse, kõige hullem probleem ongi need sigaretikonid. Et noh, see on plastikust tehtud ja seda mõtletakse et nagu miskan see lihtsalt maha, aga kalad söövad sisse, linnud söövad sisse selle. Aga kas on olemas üldse mingisuguseid suuremaid selliseid nootasid, mis nagu lausa riisuvad merd? Jaa, on küll ja ookeanis hetke sellega tegeletakse, selle prügiprobleemiga, et on selline suur nagu masin välja mõeldud, mis kogubki seda plastikprügi ja pärast siis nad koguvad selle kokku ja teevad uusi asju sellega. Näiteks mingid raamatukaani või siis ma ei tea, mingid kohvialuseid, et nagu neid võimalusi on lõputult. Lülitame siis sisse jälle masina. Lülitame uuesti sisse. Ja kui tihti te siis nüüd ütleme seda võrku tühjendate? Mis see tsükkel on? Ülepäeviti. Ülepäeviti käime, vaatame, mis meil siia tulnud on ja analüüsime. Siis ühel päeval see projekt nagu saab läbi, siis te teete mingi kokkuvõtte või kuidas see? Minul ongi plaanis teha sellest enda bakalaureuse töö, kogu need andmed kokku ja me saaksime täpselt teada, kui suur on see probleem meil siin ja siis sealt edasi siis meetmeid rakendada, et seda leevendada. Siibin oli Tallinna Vanasadamas kokku 3 kuud kuni oktoobri alguseni. Võib öelda, et prügi kogus sadamavees on suurem siis, kui on tihedam laevaliiklus, sest suvel kogunes prügi rohkem kui sügisel. Nii et pole muud kui lõbureisijate suunas näppu viibutada.